Mind köitis kõige rohkem programm nimega Prezi. Ja seda läheb minu igapäevatöös vaja, sest ma annan sellist õppeainet nagu muusikaajalugu ja et muusikaajalugu oleks huvitavam, haaravam, õpilastele kaasakiskuvam, siis see Prezi on väga hea programm. Vana nägi mul välja selline. Aga uuega näeb siis minu tund välja selline. Tahad teada tempost, teed klõmdi. Nii, siin on kõik kirjas. Tahad kuulata väikest helinäidet, kohe tuleb. Nii, mis temposse puutub, siis selle loo lõpp on väga hea. Tule veel natuke edasi. Karule kestab talvaid ühe. Karule kestab talvaid ühe. Juba volisevad veed, kui ta silmad lahti teeb. Küll on tore karudel, ärkavad võid kevadel. Juba volisevad veed, kui ta silmad lahti teeb. Küll on tore karudel, ärkavad võid kevadel. Juba volisevad veed, kui ta silmad lahti teeb. Küll on tore karudel, ärkavad võid kevadel. Juba volisevad veed, kui ta silmad lahti teeb. Küll on tore karudel, ärkavad võid kevadel. Juba volisevad veed, kui ta silmad lahti teeb. Küll on tore karudel, ärkavad võid kevadel. Juba volisevad veed, kui ta silmad lahti teeb. Küll on tore karudel, ärkavad võid kevadel. Juba volisevad veed, kui ta silmad lahti teeb. Küll on tore karudel, ärkavad võid kevadel. Juba volisevad veed. Nii, väike klõps ja kõigil on selge, mis asi on tempo või näiteks dünaamika. Väike klõps, siit väikene näide. Alustame vaikselt. Vaevu kuuldavalt, palvatke edasi. Nii, läheme natuke valjemaks. Klõpsti ja lähme veel valjemaks. Ja väike klõps jääb täitsa valjuks. Muidugi on palju probleeme selle kasutamisel. Nimelt probleemiks on Wi-Fi võrgu levimine. Et töötan kahes koolis ja mõlemas koolis on sellega olnud raskusi. Kõik õpilased ei saa kätte seda, kõigil ei ole seda Wi-Fi võimalust. Ja koolides ei ole veel avalikku Wi-Fi ruumi. On tulnud ette ka selle sama programmiga natuke tagasilööke nimelt. Keset ühte presentatsiooni, kui klassitäis õpilasi kõik innukalt kuulas ja vaatas, hakkas äkki programm tahtma tagasisidet ja tahtis, et ma selle kohe ära täidaks, aga keset klassi, keset tundi sul muidugi selleks aega ei ole ja kahjuks programm ei lubanud ka edasi minna, nii et ma olin sunnitud ikkagi oma vana PowerPointi juurde tagasi pöörduma. Aga järgmiseks tunniks oli jälle kõik asjad korras. Prezi programmi võimaluste avastamine on väga huvitav ja loominguline tegevus ja see on väga põnev, et saab igasuguseid asju, näiteks tekitada
ja endal on huvitav ja loodame ka õpilastel on palju huvitavam jälgida muusika ajaloo kulgu. Aitäh!